Tere, head Kagu Raadio kuulajad ja Youtube'i vaatajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja minu saatekülaliseks on tubli Eestimaa mees, kes hetkel on küll Ameerikas ennast täiendamas, arendamas, tugevdamas. No tere, Maik. No tervitused siit Ameerika maalt, et jah, elu on mind siia toonud ja mul on oma firma siin juba pikemat aega, pea 15 Kaua sa oled aastat. olnud siin? 2012 jäin jäädavalt USA-sse, ma ennem käisin küll ka siin, aga ma elasin Inglismaal, nii et olen niimoodi igal pool rännanud ja käinud koolis No siis ja siis sa oled piisavalt tark mees. noh, No eks. kõigepealt ma küsin, et kuivõrd sa oled ameeriklane ja kui palju sa oled veel eestlane? No ma arvan, et ikkagi elu lõpuni jääd eestlaseks, et noh, muidugi see, kui sa oled teises kultuuris, sa pead austama nende kultuuride reegleid, mitte sisse tooma enda arvamusi, enda mõtteid, aga eelkõige näiteks majanduslikus mõttes mulle meeldib USA-s rohkem, eriti kui ettevõtlusega tegeleda. Aga noh, Eestit ma olen üritanud nii palju aidata, kui vähegi võimalik on, luua kontakte, teha midagi, mis oleks ka reaalselt inimestele kasulik. Aga noh, kas sellest ka kasu on, see on iseasi. No ütle, Eesti meedia hakkas sel nädalal rääkima, et Ameerikast tulevad tohutu lumetormid, külm tuleb ja Ameerika lüüakse lumetormiga segamini. On see asi nii hull või? No Ameerikas tuleb aru saada seda, et noh, nii kaua kui mina siin elanud olen, 2 korda aastas, siis televisioon räägib sellest, missugune katastroof on tulemas. Ja noh, siiamaani ma ei ole näinud kordagi ühtegi katastroofi. Noh, kogu aeg käib sihukene meedia, et no nüüd on niimoodi, et jääte nälga, kütust ei ole. Inimesed lähevad paanikas, ostavad poe tühjaks ja siis tuleb kirme maha. No ma just käisin koeraga jalutamas. Noh, võib-olla 5–10 sentimeetrit on lund, aga noh, hästi ilus niisugune talveilm on, noh, meie mõistes. Muidugi üks asi on see, et kuna väga palju on, ütleme, lõunamaa inimesi elamas siin, kes pole kunagi talve näinud, siis nad ei oska ka sõita ja vaat see on ohtlik, mitte ilm ise, vaid need inimesed, kes kunagi pole lund näinud ja siis nad arvavad, et nad võivad suverehvidega minna siin kiirtee peale, jää peale uisutama, et noh, vaat see on ohtlik ja sellepärast ma ka üldiselt välja ei lähe sel ajal, sest et ma olen näinud neid enesetapjaid, kamikaatsesid, kes sellise ilma oskusteta sõidavad siin, et see on suur vahe näiteks eestlaste ja ütleme USA inimeste vahel. No nii, lähme siis tõsiste teema juurde, et see lumi on nii selline välja imetud tekst meile eestlastele, sest me kardame jälle, et Vene tuleb meile kallale ja teid hirmutatakse, et kohe tuleb lumetorm. Nagu Suber rääkis, kõik selges ilusasti. Aga ma küsin, et mis seal Minnesota osariigis toimub, see on päris suur osariik, seal on, ma ei tea, 4–5 miljonit inimest elab. Ja no Eestis vist ei räägita sellest teemast üldse, mis seal üldse toimub. Et noh, põhiline asi on see, et avastati tohutu pettus. Seal on põhiliselt Somaali kogukond, kes on Somaaliast tulnud. Suurem osa neist ei ole mitte viisaga tulnud, vaid nemad on tulnud sellise spetsiaalse põgenike paberiga, mis neile annab õiguse, kui sõjaolukord on, viibida USA-s noh, 2–3 aastat. Nii et neil ei ole viisasid ja neil ei ole ka siis ka töölubasid. Aga see selleks, et nad on elanud seal juba mitukümmend aastat. Et kui mäletame, Rudy Giuliani võttis maha siis Itaalia maffia New York City's ja tundus, et maailm sai korda ja maffiaid enam ei olegi. Aga noh, tuli teine peale, oli Somaali maffia ja Somaali maffia praeguseks hetkeks on leitud, et üle 100 miljardi dollari on nad varastanud maksumaksja raha. Ja noh, see käib seal nagu ütleme niisuguses suuremas skaalas. Kuidas süsteem toimub, on niimoodi, et nad on loonud niisugused lasteaiad, kus muidugi ühtegi last ei ole ja nad elavad siis riigi toetuste peal. Ja need samad ametnikud, kes peaksid käima kontrollima, olid kõik ära ostetud. Nii et noh, kujuta ette 26 aastat ja neid on sadu ja sadu lasteaedsid on selliseid. Ja muidugi noh, on ka igasugused väikepoode somaalaste omad, mis süsteem käib samamoodi, kus nad vahetavad siis ütleme toidutalonge vastavalt kursiga sularaha vastu, mis on täiesti keelatud, sest et see on jällegi
maksumaksja raha, mis on antud inimestele, et nad, kellel süüa pole, et nad saaksid midagi enda lamba alla, mitte et nad saaksid seda vahetada siis dollarite vastu. Nii et see maffia on tohutu, mis siin korruptsioon on. Ja see oligi nüüd põhjus, miks Donald Trump saatis siis immigratsiooni sinna kontrollima. On ju täiesti loogiline, kui on siukene suur pettus olnud, seal on sadu, kui mitte tuhandeid inimesi, kes on seotud sellega, terve kogukonnad elavad ainult selle raha pealt. Ja mindi kontrollima. Niimoodi, üks asi, millest veel inimesed peavad aru saama, et mulle isegi täna veel kirjutati, et mis teil seal toimub, et mina ka näed, Maik Kalamus oled sisserändaja, et kuidas sa siis ei lähe somaalaste poole peale, kuidas sa neid siis ei õigusta. Ameerikas on suur vahe, kas oled tulnud ametlikult maa peale või sa oled üle piiri jooksnud. Kui sa üle piiri jooksnud oled, siis on ju automaatselt, sa oled kurjategija. Kujuta ette, kui Eestis Venemaa poole pealt inimesed jookseksid üle piiri Eestisse ja nad pääseksid karistuseta. On absurd. On selge see, et kui nad jooksevad üle piiri, ühtegi dokumenti ei näita, salaja tulevad, on nad kurjategijad ja nad peaksid ka vanglas olema. Ja nad on ka Eestis vanglas, kes sellise asjaga hakkama saavad. Aga näiteks USA-s siis nad läksid oma kogukondadesse ja elasid seal rõõmsalt ilma ühegi paberita. Ja nüüd, kui hakatakse seda... Ma korra segan. Miks Eesti meedia on võtnud selle nendega, ütleme, nende somaalaste nagu kaitsmise ja halvustavad neid ametnikke, kes seal siis neid taga ajavad ja riigist välja peksavad? Ma võin rääkida nagu, ütleme, tõsisemalt sellepärast, et ma konkreetselt koolis õpin seda. Minu peamine ala on just kriminaalõigus ehk sinna alla ka kõik ICE, Homeland Security, kõik need asjad. Nii et ma olen asjaga päris kursis. Miks see asi nüüd niimoodi tagurpidi läinud on, Eestis eriti? Sest et nad võtavad oma uudiseid liberaalsest meediast, CNN-is, Reutersist, BBC-st. Ja kui ma siin just täna hommikul lugesin BBC uudiseid, see on täiesti kõver peegel. Näiteks BBC uudistest lugesin, kuidas korralik kodanik Minnesotas läks ja ta lasti lihtsalt maha siis immigratsiooniametnike poolt. See on täiesti absurdselt jama jutt. Tegelik olukord oli see, et ta võttis endal poolautomaatrelva kaasa ja läks siis immigratsiooniametnikega tülitsema ja üritas siis tulistada vastavat ametnikku. Loomulikult lasti ta maha seal koha peal. Ameerikas need asjad nii käivadki, sest et immigratsiooniametnik on tegelikult täpselt sama vande andnud nagu politseinik ja ta on saanud tohutu väljaõppe. Aga kõige tähtsam on neil seda, et nad saaksid õhtul koju minna oma naise lapse juurde ja nad ei peaks kartma, et keegi teda maha laseks. Ja sama üks naisterahvas, Rene Kuud oli tema nimi, kes üritas siis teist agenti siis auto kalla ajada ja sai ka kuuli sellest. Ma usun, et ka Eestis saaks kuuli sellest, kui see niimoodi politseinikega käituma hakkad. Või siis vastavate ametnikega. Niimoodi, et see kõik on kõver peegel. Ja mis selle tekitanud on? On see, et võib-olla Eestis ei tead seda. Suurem osa protestijaid on maksnud protestijad. Keegi niisama siin ei lähe kuskile protestima. Need on ajalehtedes igapäevased kuulutused. Nüüd on see protest olemas. Maksame teile siis 15–20, mõnikord isegi $50 tunnis, et lähete protestima ja teemaks on näiteks Trump, immigratsioon, mis iganes. Ja need inimesed lähevadki, neil on üks töökoht, nad lähevad teisega ja niimoodi nad võivad veel $1000 nädalas juurde teenida. Nii et, ja sellepärast nad lähevadki sinna. Nad on makstud. Ja kus see raha tuleb? Kõige naljakam on see, et see raha tuleb jällegi maksumaksja taskust. Need samad nüüd demokraatide kontrollitavad nüüd osariigid annavad raha otseselt siis sellistele organisatsioonidele, kes siis tegelevadki nende niinimetatud protestidega. Näiteks eelmine nädal oli uudis, kuidas Maryland andis $1 miljon siis ühele hispaanlastega seotud MTÜ-le, mille tegevus on ainult Trumpi vastased siis aktsioonid ja ütleme siis sellised miitingud.
nii et noh, kõik see käib sinu enda raha eest ja siukene, see on siis globalistide poolt tehtud niisugune, kuidas seda öelda nüüd, niisugune vastasseis ja noh, seda nad üritavad, nad kardavad seda, et Trump saab liiga tugevaks ja nende võim kaob ära. Sest olgem selged, need rahad, mis ka somaallased kõrvale panid, sealt läks väga palju ka siis toetuseks demokraatidele, sest nemad on ühed suurimad toetajad, demokraatide toetajad Minnesotas, nii et kõik käib ringi pidi. Et kui mäletate näiteks FTX oli siis krüptobörs, mis läks pankrotti. Tema põhirahad tulid siis üldse siis Ukrainast siis USA-l oli kokkulepe, et Ukraina investeerib sinna $1 miljard ja sama FTX andis siis väga suure rahasumma sellest demokraatidele valimistes. Nii et noh, kõik on niisugune suur korruptsioon. Selge, et meil on siin teemast palju ja aeg vähe, et kuidas see asi lõpeb. Kuberner muidugi veib rusikatega ja nõuab siis Trumpi käest, et need mehed viiakse, need, kes kordale viivad, nõuavad, et need lüüakse sealt minema. No praegult on muidugi Minnesotas tulemas nüüd uued Kuberneri valimised. Seal on ka näiteks Mike Lindell on konservatiivide poole pealt, kellega ma kohtunud olen. Nüüd see sama, mis ta nimi oli, kas Mike Waltz, kes praegult saab minema lüüakse. Nüüd see tema ei kandideeri, ta on juba kriminaaluurimise all. Ja USA seaduste järgi on föderaalametnik, föderaalagent alati kõrgem kohalikust, siis kas politseinikust või linnaametnikust. Nii et nad ei saa mitte kuidagi kedagi sealt välja visata. Ja see seadus loodi tegelikult Obama ajal 2012, et föderaalvõimudel on alati õigus teha, mis tahavad. Nii et nad võivad seal rusikatega vehkida, mängida poliitikat, aga tegelikkuses ei juhtu seal mitte midagi ja see asi saadakse kontrolli alla ja need samad, kes sealt üle piiri jooksnud on, need saadatakse ilusti Somaaliasse tagasi. Nii et see on, ütleme, ma ei tea ameeriklast, kes poleks selle asjaga nõus, et niimoodi need asjad lähevad ja need, kes selle riigi seadused ei austa, kes tegelevad pettustega, visatakse riigist välja, eriti kui veel paberid korras pole. Nii et see meediamull, see liberaalmeedia on tekitanud siukse segaduse, jättes palju infot välja nagu alati, et nagu ameeriklased on siis nüüd suure Trumpi mõju all ja kardavad oma elu pärast. Selge, aitäh, see teema sai ammendatud ja ma arvan, eestlased saavad teada, kui saade eetris läheb. Aga nüüd teine on Venezuela, kus inimeste hästi arvavad, Maduro siis nagu virutati öösel ära ja mis see tegelik põhjus on, mis on see Maduro patt, et Trump võttis ta kinni ja pani ta pukri. Mitte kinni ei ole pannud, ta vähemalt on trellida. No jällegi on asi, miks inimestel vaja selgitada, on see, et kui Hugo Chavez sai võimule, siis tema hakkas tegelema siis marksismiga. Ja mis marksismi esimene asi oli see, et hakati natsionaliseerima siis ettevõtteid ja mitte siis ainult välisettevõtteid, ka kohalikke ettevõtteid võeti üle. Niimoodi, et USA jäi põhimõtteliselt, nad jäid kõikidest oma lepingutest ja firmadest ilma, need võeti lihtsalt üle. On selge see, et see ei lähe mitte mingisuguse rahvusvahelise õigusega kokku, kui niimoodi natsionaliseeritakse ja lihtsalt võetakse inimeste vara käest ära. Mäletame, et Nõukogude võim ju tegi samamoodi Eestiga ja ma ei ole küll kuulnud, et keegi ütleks, et see oli väga õige tegu. Nii et see on number 1 asi. Number 2 asi oli ikkagi see, mis on nüüd kõige suurem probleem USA-s, on nüüd, et kohe vahevalimised tulemas ja vahevalimistel on vaja konservatiividel võitu. Nad ei saa võitu, kui neid Dominioni või Smartmatic, kui neid masinaid kasutatakse. Siin käib asi niimoodi. Oota, ma korra, mis masinad need on? Need on sellised masinad, mis sina teed siis hääletussedeli, kirjutad alla ja siis masin loeb seda. See on selle jaoks, et siis teha, et see oleks kiirem. Tuletab meelde, see on nagu Eesti asi. Ainuke asi on see, et seda ei ole võimalik kontrollida. Seda ei ole võimalik auditeerida. Ja kui inimesed küsivad, et Dominion on teistsugune siis firma kui Smartmatic, tegelikult on nad üks ja sama
lihtsalt on nad omavahel kokku leppinud, et nad jagavad tehnoloogiat omavahel, litsentsi omavahel ja ka sarnased on nendel omanikud. Nii et no see skeem käib täpselt samamoodi ja kui nüüd on viimase nädalate jooksul suudetud tõestada, et need Smartmaticu masina olid nii tehtud, et väljaspoolt läbi interneti sai neid muuta nii, kuidas taheti. Ja vastavalt niimoodi tekkiski näiteks siin Fulton County'sse 300 000 häält, mis läks Bidenile. Lihtsalt mitte ühtegi jälgi sellest ei ole, et selliseid asju oleks olnud, lihtsalt kirjutati sinna programmi juurde ja siis muidugi keelduti neid üle lugemast, füüsiliselt. Nii et see pettus on niivõrd suur, näiteks siin samas Wisconsinis tuli välja, et seal on 4 miljonit hääleõiguslikku inimest, aga registrisse on kantud 7 miljonit hääletajat. Me võime ise ette kujutada, kes need siis ülejäänud 3 miljonit on. Need on kas siis illegaali või siis lihtsalt fantoominimesed. See on see, mille vastu nüüd Trump kõvasti võitleb, sest et ilma selle korda tegemiseta ei ole võimalik veel võita. Nii et Maduro oli põhiline inimene, kes siis finantseeris siin BLM-i näiteks ja just seal Venezuelas on peakontor nii Dominionil kui Smartmaticul. Et mulle siin öeldi, et näed, ei, neil on ikkagi Tel Avivis peakontor ja neil on ka veel siis Hollandis, aga see on ainult maksu eesmärkidel, et maksu mitte maksta. Aga peakontorid, serverid, asjad on ikkagi Venezuelas. Nii et lihtsalt Donald Trumpil ei jää muud üle, kui ta pidi selle nüüd ära lõpetama. Ja kui räägitakse rahvusvahelist õigusest, siis see ei ole rahvusvaheline õigus. Kui sa käid teise riigi valimisi petmas ja tekitamas seal siis vastavaid sisemisi pingeid. Et ta ise on selles süüdi ja minu meelest on täiesti õige, kui selline asi ära lõpetatakse ja loodetavasti siis ka jõuavad need asjad ka Eestisse, et Eestis need asjad, need Smartmaticu asjad ära lõpetatakse. Kas see võib juhtuda siin lähiaastatel? Kui me räägime seda, mis Eestis, ma arvan, et see on siis juba sellel aastal. Me oleme vastu paberid edasi andnud, me rääkisime sellest ka eelmises saates, et sai üle antud nii Trumpi meeskonnale kui ka siis Roman Pipkole, kes on siis suursaadik Eestis, USA suursaadik. Nii et praegusel hetkel on niimoodi, et Eesti valitsusel reaalselt ei ole legitiimsust, sest et need valimised, mis olid 2023, olid selgelt pettus ja kui kasutati veel sama tarkvara, mida siis Venezuela Smartmatic, siis mitte keegi ei usu, keegi ei võta, sellepärast keegi ei võtagi Eesti siis ametnikke tõsiselt. Neid naerdakse põhimõtteliselt ainult, kui vaatad näiteks seda Tsahknat või siin neid teisi Mikkelina, nutt tuleb peale ja muidugi arvata seda, et välismaal ei teata, et need on lihtsalt niisugused marionetid, kellel seal üleval poole ainult tuul puhub. Siis ei võtagi keegi tõsiselt ja kui Eesti tahab jätkata ikkagi NATOs ja USA liitlasena, siis neil ei jää muud üle, kui näiteks see aasta peaksid kindlasti erakordsed valimised tulema ja seda juba ilma e-häälteta. Praegusel hetkel Eesti valitsus teeb kõvat tööd, et rikkuda oma suhteid USA-ga, väites, et neil on tähtis Euroopa Liit ja mitte USA. Nii et sellega võib teha karuteene Eestile endale ja jääda välja üldse igasugustest liitudest ja abist. Ma mõtlen, et Venezuela on muidugi rikas naftariik, aga oma majandusest ja asjaajamisest on ta ikka kehva riigike. Et kuidas seal selline võimas siis valimisseadust mõjutav süsteem välja töötati? Kas seal olid ka mingid Ameerika mehed putis? Seda me täpselt ei tea. Väidetakse, et CIA oli seal juures. Seal oli kindlasti oli ka Soros juures, kes seda asja tegi ja kes seda asja ka promos. Nii et rikas riik ja vaene praegu. See on nii kahtepidine asi. Mul on tuttavaid, kes on elanud seal, kes on Venezuelas elanud ja räägivad sellest asjast, kuidas vaesed inimesed on päriselt täiesti puruvaesed, aga rikad elavad ikkagi oma niisugustes neighborhoodides, niisugustes kogukondades, kus on sul kiviaed ümber ja sees
käib elu edasi ja nad on ikkagi nii rikkad, mida isegi inimesed ei suuda ette kujutada. Ja kes oli siis kõige suurem naftaostja, oli ikkagi Hiina ja kes tahtis sinna kõige rohkem investeerida, jällegi Hiina. Ja Hiina huviks oli saada siis kontroll Venezuela nafta üle, mis jällegi USA-le ei sobinud. Ja muidugi ka Venezuela ju tahtis liituda ka BRICS-iga, mida ka Hiina kõvasti toetas. Oleks Venezuela saanud seda teha, oleks USA naftadollari jäänud nõrgaks ja olekski BRICS-il nagu ülemaailmne võim käes olnud. Aga praegusel hetkel neil lihtsalt muud strateegiliselt ei jäänud üle, kui nad pidid sellele asja keelu peale panema. Ma pean selle siis saatetunni poole siis küsimas, et meil on palju rääkinud immigrandid ja sisserändajad, et mis vahe sellel on, kes on siis immigrantid ja kes on sisserändajad? No immigrant oleneb põhimõtteliselt nagu mina, kes on tulnud Ameerikasse ametlikult paberid korda teinud. Ja ka isegi need, kes on näiteks tulnud lennukiga või laevaga Ameerikasse, aga nad on jäänud siia kauemaks kui nende viisa. Nende kohta öeldakse overstayer. Nemad saavad ikka oma paberid korda teha. Aga nüüd illegaal, kes on illegaal? Illegaal on see, kes on üle piiri jooksnud. Kui inimene jookseb üle piiri, siis on ta automaatselt teinud kuriteo. Kui ta on teinud kuriteo, siis ta ei saa selles riigis oma paberid korda teha. Kui ta tahab korda teha, ta peab advokaadi võtma, minema riigist välja, selgitama olukorda ja siis ta saab ametlikult tagasi tulla. Ma tean, et see süsteem täitsa toimub. Mul on endal tuttavaid advokaate, kes on aidanud paljusi illegaale oma paberite korda tegemiseks, aga seda sa ei saa teha USA-s. Nii et sul ei ole mitte mingisuguseid õigusi, kui sa oled illegaalne tulnud. Kujutad ette näiteks, kui Eestis elaksid inimesed, ma arvan juba, et nad ka elavad sellised inimesed, kes ühtegi maksu ei maksa, neil pole ühtegi paberit, nende taustast sa ei tea mitte midagi, kas nad on vägistajad, kas nad on vanglast välja jooksnud, mis iganes nad on ja nad elavad nii, kuidas tahavad ja siis, kui sina üritad neid kontrolli alla saada, öeldakse, et oi, sa oled rassist, sa oled halb inimene, et miks sa seda teed, et ei tohi puutuda neid. On selge see, et illegaal on hoopis teine asi kui see, kes on sisse tulnud sisserändaja. Sisserändaja taust on alati kontrollitud. No need illegaalid tuleb siis riigist kõik välja saata, mida Trump tahabki teha. No loomulikult. Sellepärast üks suur probleem näiteks minu enda firmaga on see, et meil on konkurente. Paljud konkurendid on sellised, kus töötavad illegaalid. Nad töötavad väiksema rahaga, kui siin on miinimum siis palk. Ütleme, kui siin meie Montgomery County's miinimumpalk on $15 hetkel, nemad saavad ütleme $7 tunnis. Ja muidugi nad ühtegi maksu ka ei maksa. Neil pole kindlustusi, neil pole mitte midagi. Ja siis ongi niimoodi, kui on vastav siis hinna andmine klientidele, siis nende hind tuleb poole odavam. Kuidas sa saad võistelda sellega? Sa ei saagi võistelda. Ja see ongi paljud asjad Ameerikas keeranud tuksi, sellepärast, et see ei ole aus konkurents. Sa ei saagi võistelda nendega. Ja jällegi on see, kui neil paberid pole, kujuta ette, kui midagi juhtub, kui nad kellelegi otsa sõidavad, sa tõmbad ainult tühja tuult, sa ei saagi nendega midagi teha. Minu meelest on täiesti elementaarne, et sellised inimesed tuleb riigist välja lükata. Kujuta ette jällegi, kui ütleme Eestis, kui vastavad siis ehitusmehed oleksid tulnud täiesti mustalt, töötavad mustalt, siis eestlane, Eesti ehitusmees tahab saada mõistlikku palka, et peret ära toita. Ta ei saagi võistelda nendega. Nii et loogika on ikkagi see, et see riik peab olema nendele kodanikele ja nendele, kes on ikkagi legaalselt maa peal. Müts maha, Trump ajab õiget asja, aga kuigi siin meie meedia ironiseerivad. Aga kas see, mis Trump esimese võimu ajal hakkas ehitama sinna Mehhiko suunal seda suurt siis piiriala, kas see on valmis ehitatud või jäi tookord pooleli? No ta jäi pooleli ja nad ehitavad praegu edasi. Aga pluss on nüüd selles, et kuna need sisse jooksjad, need, kes üle piiri jooksevad, teavad, et enam nalja pole, et neid ei hoita enam niisama, vaid neid visatakse ka riigist välja. Nii et me ütleme, see on 10 kordades on kukkunud see, kes on üritanud sealt üle piiri joosta. Nii et
No kui vaadata Euroopat, ütleme Euroopas põgenikud, neil on vähemalt mingidki paberid, siis need, kes üle piiri jooksevad, neil pole mitte midagi. Nii et see on suur probleem ja vähemalt praegusel hetkel on asi kontrolli all. Teine küsimus on näiteks see, et kui Trumpi praegu väidetakse, et ta nii palju illegaale välja viskab, siis ajaloos, kes viskas kõige rohkem välja illegaale, oli Obama. Rohkem kui keegi teine, ükski president ajaloos. Ja sellest ju mitte keegi ei taha rääkida, et demokraadid olid need, kes kõige rohkem välja viskasid. Et see kõik on praegusel hetkel niisugune globalistide hüsteeria, kus üritatakse ükskõik kuidas Trumpi mustata ja kahjuks on see, et mu enda tuttavate juures inimesed ei suuda sellest läbi närida ja usuvad seda absurdset propagandat, mida siis liberaalmeedia edastab. Ja teeme siit väike muusikalise pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane, Ameerika mees ja hingega eestlane Maik Kalambus. Tuhat korda kas või alata, 1000 aastat tõusu, mitte luigele. Oma rahvust maha salata, sama ränk on nagu orjaks müüa. Eestlane olen ja eestlaseks jään, kui mind eestlaseks loodi. Eestlane olla uhke ja hää, vabad maani samamoodi. Ja just nõnda vabad maani samamoodi. 1000 kõuehäälsed küsijad, vaba meri põlistab püha muld. 1000 korda 1000 püsijad, kõige kiuste elus hoiab püha. Nende meeste moodi. Moodi. Nende meeste moodi. Oleme koos. Eestlane olen ja eestlaseks jään, kui mind eestlaseks loodi. Eestlane olla uhke ja hää, vabalt maani samamoodi. Ja just nõnda vabalt vaari samamoodi.
nende meeste moodi. Nõnda vabalt vaarisa moodi. Nende meeste moodi. Elagu Eesti! Jätkame saadet küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane on tõeline Eesti mees, aga elab Ameerikas 10 aastat või enam. Kogub seal teadmisi, et meile ka neid jagada, hoiab silma peal ja hoiab ka meil Maik Kalamus. No nüüd ma küsin, et suur show on tulnud sellest Gröönimaast ja mind ajas naarma siuke suure peaga mees. Meie Tsahkna välisminister. Eesti on küll väike riik, aga ta oli väga otsustavalt selle Gröönimaa kaitsmisel. No see on muidugi rumal jutt, aga kui nüüd küsima sinu käest, et miks Ameerikale seda Gröönimaad nii hädasti vaja, kuigi kõik meile ütlevad siin, et vaid ka Ramp ise, et see on jäätükk. Jah, no ta on jäätükk, aga ta on ka sulav jäätükk ja vastavalt on ka sellele, et seda on strateegiliselt vaja. Näiteks külma sõja ajal Venemaaga, kui siis seal oli palju USA baase, nüüd praegusel hetkel on ainult üks baas, aga ta annab ikkagi märgatavalt tööd kohalikele. Mille pärast on vaja siis, miks see Gröönimaa asi nüüd nii järsku läks lahti? Ta läks lahti sellepärast, et Taani oli teinud siis salaja lepingu Hiinaga. Ja nüüd eile, kus juures tuli veel infona välja, et see jutt on päris tõene, tehti just lepingud Hiinaga. Taani tegi lepingud, et Gröönimaal hakatakse siis kaevandama niisuguse väärismetalle ja seda hakkab Hiina tegema. Nii et tegelikult... Ma pole sellest kuulnudki. Ja, Eesti meedia ei räägigi sellisest asjadest ja see oli üks asi, mis ajas vere keema USA-l. Arvestades seda, et nad on Gröönimaad pidanud, ütleme, oma mõjusfääriks ja nüüd, kui hakkab seal Hiina tegutsema ja need lepingud on siis... Venemaa vähemalt ei hakka. No, Venemaa koha pealt ma ei tea seda, kuigi oli vahepeal juttu ka, et Venemaa otsis seal võimalusi, aga on teada, et Hiina oli see kurja juur, mis seal toimis niimoodi ja loomulikult Taani ei taha sellest lepingust loobuda, sest et sealt on suured rahad tulemas. Aga USA-le see on tohutu strateegiline risk. Esiteks, Hiinal on juba praegu baasid Kuubas ja Bahamas, mis on väga siis ligidal USA-le. Ja kui lasta veel Hiinal mõjusväär tekkida nüüd Gröönimaale ja tema saaks seal omad baasid teha, see oleks USA-le täielik katastroof. Ja kui öeldakse, et Gröönimaa inimesed protestivad seal Gröönimaa peaministrid, et nad ei taha USA-ga tegemist teha, siis ma just paar päeva tagasi rääkisin tuttavaga, kes elas seal Gröönimaal. Rääkis, et see tegelikult meeleolud on hoopis teistsugused. Need Gröönimaa inimesed, nad ei ole kunagi armastanud taanlasi, sest taanlased käituvad nendega, kui peremehed käituvad üleolevalt ja nad oma lepinguid ei täida. Ja ajalooliselt on nad palju pahandust ka Gröönimaa inimestega teinud, on steriliseerimise ja muid asju teinud. Ja palju Gröönimaa inimesed tahavad käia USA-s näiteks tööl. Gröönimaal on üldse 56 000 inimest ja suur sellest osa on seotud siis USA majandusega, et neid elus pühida seal. Nii et nemad ise ei taha kindlasti seal Taani all olla, vaid parem meelega näeksid seda, et nad saaksid USA-l olla ja USA investeeriks sinna. Ja mitte hiinlased ega mitte keegi teine. Nüüd veel üks suurem probleem on see, et tuli välja, et Kanada oli just eelmine nädal, see nädal kirjutanud alla leppele, strateegilisele leppele Hiinaga jällegi. Ja kui strateegilised lepingud alla kirjutatakse, siis see ei ole hea USA-le. Et USA ei teavitatud sellest
ja tahetakse rohkem koostööd teha. Tuletame meelde näiteks seesama kõik rohepööre, mis on Euroopas toimunud. Noh, kus see tulnud on? See on kõik on Hiinast. Need samad tuulikud, need päiksepaneelid, need on ju 90% kõik tehtud Hiinast ja see on Hiina propaganda. Selle müük, see, kuidas Euroopa siis energia keerati tuksi, kuidas see majandus keerati tuksi. See on kõik on hiinlaste tegu ja inimesed, ma loodan, neil on mõtlemisvõimet, et aru saada sellest. Samamoodi Kanadaga. Kanadas on ju majandus väga kehva, pea sama kehva kui Euroopas. Võib-olla natuke parem kui Eestis, aga need on sellised riigid, mis lähevad põhja poole ja kui praegu USA majandus vaata, siis see tõuseb mühinal, et kui ma vaatan siin ringi järjest uusi kauplusi, uusi ettevõtteid tehakse, nii et majandus on siin tõusuteel Euroopas ja Kanadas on tänu hiinlastele see asi kokku kukkumas. Jah, ütleme niimoodi, et ma kuulsin esimest korda, meil ehitatakse tuulikud ja kõigil on ringkummi sees, et vaata kui võimas. Trump ütles väga õieti, et Hiinas toodab neid miljonite viisi neid labasid ja kõiki muid seadmeid, aga ta ei ole ühtegi siis seda üles pannud, tuulikud üles pannud, samal ajal kui Euroopa ja Eesti on neid täis. Ja samamoodi need ei ole ka Pariisi kliimaleppega seotud. Neil on seal siis vastavalt gaasi, põlevkivi, kõik võimalikud elektrijaamad. Neid ei absoluutselt ei huvita see CO2 pettus, mis on Euroopas ja mujal olnud siiamaani. Ja siis rumalatele müüaksegi siis neid samu tuulikuid ja päiksepatareisi ja päiksepaneele. Kujuta ette siin Eesti kliimas, kui efektiivne see päiksepaneel saab üldse olla ja missuguse energiaturvalisuse saab anda. Loomulikult see kõik on meelega tehtud, et riiki vaesemaks teha ja see majandus rohkem põhja lasta, et neid seda saaks siis pärastpoole odavalt üles osta ja teha, mis iganes tahame. Kui inimesed ei usu mu juttu, siis mõtleme, näiteks Eestil oli nõukogude ajal oli oma sigaretitööstus, oli rumbad, olid leeke, igasugused mõjad. Nii, ja ostsid siis Rootsi investorid ära, panid kinni ja tõid oma sigaretid sisse. Nii täpselt käib Hiinaga, seda Hiina tahab teha ja ta teeb seda Euroopas ja ka mujal. Ja meie inimesed ei saa aru ja seletavad siin ametnikud, kui hea me paneme sinna tuulikuid merre, me paneme sinna nüüd alles avati 248 hektaril päikesepaneelid, praegus pool aastat neid kasutada ei saa, lumi on peal ja et siis suvel annavad siis selle puudu jäänud energia järgi. See on siuke rumal jutt, et minagi ise, kes ma elektrit jaga üldse saan aru, et see on jama. Jah, kõige tähtsam on ikkagi energiasõltumatus, kui sa vaatad, kes on rikkad riigid. Kõik rikkad riigid on need, kus on odav kütus, odav elekter. Ja vaesed on just need riigid, kus see asi on kalliks aetud. Eestis on samamoodi, see on ju täiesti kunstlikult tehtud, et on kütus nii kallis ja elekter nii kallis, sest et meil on ju endal seda põlevkivi nii palju, et me võiksime seda 100 aastat ahju ajada ja me ei peaks muretsema siis elektri hinna eest ja võiks meil olla isegi võib-olla Euroopa kõige odavam elekter. Aga see on meelega tehtud ja kui sa energia hinna kalliks ajad, siis see ongi riigi, siis ettevõtted lähevad pankrotti ja neid saab odava hinnaga ära osta või siis oma firmad siia kohale tuua vastavalt need hiinlased või kes iganes. Ja ütleme niimoodi, et mina imestan seda, kui minister ütleb, majandusminister, et 2037. aastaks peab kivi või see põlevkivi kadunud olema. Just praegu sa ütles 2 minutit tagasi, et seda kivi või põlevkivi on meil väga palju ja jätkub 100 aastateks ja me saaksime odavat elektrit toota. Et näed, ise aitame kaasa, nagu need inimesed, kes peavad ametit, ei mõtle üldse, mis oleks Eesti riigil kasulik. Nad täpselt ongi ja ega ma arvan, et nagu me enne rääkisime, need, kes Eestis võimul on, nad ongi marionetid, nad on kellegi teise poolt antud ja nad teevad täpselt seda, mida neile ette antud on, et see on meelega tehtud. Meelega tehaksegi seda vaest eestlast veel vaesemaks. Ja siia juurde veel lisaks selle, et
jällegi mõni päev tagasi mulle üks tuttav ütles, et näed, et me ei taha USA-d Eestisse, kuna Eestis hakkab siis USA kohe maavarasi kaevandama. No tegelikult on see natukene absurdne jutt, sellepärast et kui sa vaatad, kui palju nüüd Eesti valitsus laenu võtnud miljardites, siis ma tahaks teada, mis see tagatis on. Et see on hoopis suurem julgeolekurisk, kui ütleme siin karta seda, et USA tuleb nüüd meie põlevkivi või siin fosforiiti kaevandama. Et see on niisugune naljakas jutt, et palju suurem probleem on ikkagi meie ise, meie enda valitsejad ja need, kes siis vastavalt selle suppi kokku keetnud on. Et seda suppi on ju pikemat aega kokku keedetud. Ja näha on, et tegelikkuses eestlase heaolu on ju kukkunud ja eriti kui vaadata Eesti majanduses viimane 3 aastat on ju majandus ainult kukkunud. See peaks olema igasuguse ütleme, igasugused punased lipud peaks üles tõstma selline asi, et niimoodi läinud on. Et meil käib siin ka suur show, et me oleme suured Gröönimaa kaitsjad, et Ameerika ei saaks edasi näitama siin igasugust rumalaid siis filmi osakesi. Ma ei tea, kas ta on reklaamfilmist Trumpist, et see on natuke näotu tegevus, aga ma küsin, et mis kokkuvõttes kas USA ikkagi kehtestab ennast Gröönimaal? Ja kindlasti USA-l ei ole muud varianti, kui ta peab selle üle võtma, ta ei saa lasta Hiinal seal tegutseda. Nii et üks asi on nüüd see, mis Eesti tegi, et ta saatis oma sideohvitseri sinna. See oli märk nüüd sellest, et USA-ga ei taheta koostööd teha. Ja loomulikult tulevad sellest probleemid Eestile. Jällegi, mulle tundub, et eestlased meelega tahavad mängida nurka või tahavad mängida ma ei tea, kelle mõjusfääri ja tahavad siis USA mõju alt siis ära minna. Kahjuks USA-le ei ole alternatiivi, on 3 suurt jõudu, on Hiina, Venemaa ja USA. Ja me peame ise vaatama, et kuidas me tahame, et meie iseseisvus säiliks, sest et kui praegult ütleme, Tsahkna räägib sellest, et nemad vaatavad rohkem Euroopa Liidu peale ja Euroopa Liidu siis uue sõjaväe peale, siis Euroopa Liidul ei ole seda sõjalist võimsust. Kui vaatad NATO, siis rohkem kui pool NATO eelarvest on USA eelarve ja kui USA sealt välja läheb, siis ei jäägi sellest mitte midagi järgi. USA-s on see asi väga mõrut vastu võetud. Just see, et ei räägita asjast, vaid lihtsalt plärtsutakse, eriti Kaja Kallas siin oli eetris paar päeva tagasi, lubades Donald Trumpi paika panna ja näidata talle siis vastavaid sanktsioone, mida Euroopa Liit saab siis tema vastu teha. See on selge, et sellega tahetakse ainult üli üles tõmmata. Kui Kaja Kallas ennem siis lubas Putiniga 1-0 teha, siis nüüd lubab ka Trumpiga seda sama teha. Aga siin ei ole muud kui ainult tegelikult on ta nurka mängimisega seos, et kahju, et Eestis on see poliitika selliseks läinud ja kui vaadata nüüd Tsahknat ja kõiki seda teist, mis siin tehakse, kuidas USA-d üritatakse siis närvi ajada, siis on selge see, et see hästi ei lõppe. Ja just, kui võtame selle ka teadmiseks, et USA juba teab, et need Eesti liidrid ei ole legitiimsed, nad ei ole päriselt neid hääli saanud, nad ei ole õiged seal võimus olema ja õieti rääkima, siis ma usun, et väga-väga kiiresti tuleb siin selline otsus Eesti kohta ja Eesti peab mõtlema, et mida ta edasi teeb, kuhu poole ta vaatab, sest et ainult vaenlaste korjamine ja igasugust liitlassuhete lõhkumised ei tee head Eestile ega Eesti rahvale. Ja ma mõtlen, et Eesti riiklik televisioon saatis oma reporteri sinna Gröönimaal, Nuu on ta vist pealinna ja küsitleb seal inimesi, mis näitab täielikku Ameerika vastasust. See ei ole tark tegu poliitikute poolt ja tead taolisi asju. Ja raisata veel kõigele rohkem raisata raha, sellest ei ole meile mingisugust tõuku, kasu ehk. Ja see on ka muidugi imelik, et eestlasi nii palju ärritab seda, mis väljaspool Eestit toimub. Peaks ikkagi rohkem vaatama, mis seal Eestis sees toimub. Nüüd, kui see Astrid Kannel sinna Nuuki saadeti, siis saadeti ta ainult ühe
põhimõttega, ta saadeti ainult sinna ainult propagandat tegema siis ütleme USA vastast. Loomulikult, kui sa võtad intervjuusi inimeste käest, sa võid leida 10-st 1, kes räägib sulle meeldivat juttu ja selle sa paned siis vastavalt ka ülesse. Mille ja kelle rahade eest ta seal käis, seda me ei tea. Nii palju ma tean, et kui seal olid need niinimetatud demonstratsioonid, siis paljud inimesed olid kohale veetud Taanist, kes siis protestisid, mitte kohalikud inimesed. Nii et see kõik see meedia ja globalistide siukene läbinähtav niisugune propaganda, see on selge, see on absurdne. Aga seda jah, et nii palju Eestisse seda propagandat jõuab ja nii vähe õiget infot jõuab, on minu jaoks see imelik. Ütleme niimoodi, mina saan sellest aru, aga väga palju on inimesi, kes ei saa sellest aru. Ja see ongi halb, et me kulutame ka veel raha, mida meil endilgi ei ole ja teeme sellega endale maailmas hoopis kahju. Jah, tuletan muidugi meelde ka seda, et näiteks sama, mis Minnesotas juhtus, kus tuli välja need 100 miljardid, mis olid siis maksumaksja raha varastatud. See sama skeem nüüd tuleb välja, on ka siis Malmös, Rootsis kasutusel olnud juba 10 aastaid, kus samamoodi siis lihtsalt petu ettevõtetega pumbatakse riigilt raha välja. Ja kui arvata seda, et me Eestis oleme teistsugused, ei ole. Samamoodi Eestis on vist on 160 erinevat MTÜ'd, kes saavad riigi valitsuse käest raha. Just põhiliselt igasugused LGBT asjad, ka siis sinna Gazasse raha saatmised, Hamasile raha saatmised, kõik muud asjad. Tegelikult on see kõik on samamoodi ka organiseeritud kuritegevus, kus lihtsalt pannakse raha taskusse, selle eest tehakse siis inimestele propagandat sinu enda Eesti maksumaksja raha eest, sinu enda maksude eest, mida sa maksad Eestis, tehakse sulle sellist propagandat, mida sa ei tahaks kuidagi kuulda. Kui näiteks mitte asja jällegi tuletan meelde inimestele, USA's on palju Eesti seltse. Aga kas te teate, et need suurema osa Eesti seltsid on rahastatud Eesti välisministeeriumi poolt ehk Eesti maksumaksja poolt. Eesti maksumaksja poolt, kes saab mitu korda vähem palka kui näiteks USA's elav eestlane, peab siis üleval Eesti seltse. Samamoodi ka siis Eesti ajalehti üle maailma ja ka portaale. Nii et ja need summad on ikkagi kümnetes tuhandes, kui mitte sadades tuhandetes. Nii et samamoodi käib see rahva raha raiskamine igatepidi, kui vähegi võimalik on ja siis, kui eestlased vaatavad üksteisele otsa, miks me nii kehvasti elame, ongi täpselt sellepärast, et see sama maffia on sinu tagant kõik raha ära varastanud ja jaganud selle laiali. Ja muidugi Ukrainaga, see on selge, et Ukraina on siis tohutu auk, kuhu praeguse hetkel täna hommiku uudistes Endide Newsis öeldi, et umbes 1/3 rahast, mida saadeti Ukrainasse, kadus jäljetult kellegi taskusse. Nii et ma arvan Eestis praktiliselt, 90% kadus kellegi teise taskusse, selle eest tehti sulle jällegi valimispropagandat ja räägiti, kui hea on Eestis. Nii et niimoodi see asi käib ja inimesed ütlevad Eestis, et nii see, sa pead teadma, kui ta mäng käib, et tahad ellu jääda, siis vaatad sinna poole, äkki midagi kukub sulle ja nii see kahjuks on. Nii, aeg läheb ja räägime veel ühest teemast, see on Iraan. Et Ameerika armada on liikumas ikkagi jätkuvalt sinna Iraani suhtes. Muidugi seal tuleb ka seda informatsiooni. Eesti on siin võtnud küll Ameerikaga ühesuguse hoiaku ehk ka valetab ja vassib neid andmeid. Et kas sul on täpsed andmed, mis seal on, et kas see Ameerika armada, mis Eesti meedia meile teatab, liigub sinnapoole, hakkab siis õhurünnakutega Iraani ründama? See on jällegi niisugune asi, kus peame natuke ajaloos tagasi vaatama, et mis seal üldse juhtus Iraanis. Miks ta läks selliseks islamistide niisuguseks peakohaks, kuidas Khomeini sai sinna võimule. Inimesed võib-olla ei tea, et Khomeini oli ju Prantsuse agent, kes oli välja koolitatud Prantsusmaa poolt ega ka rahastatud. Kogu tema organisatsioon oli seda tehtud ja tema organisatsiooni põhimõte oli siis teha uus niisugune islamistlik, marksistlik süsteem ja see ongi see, mis on Iraanis. Ma usun, et Eesti meedias ei ole sellest käsitletud, et tegelikult tegi Prantsusmaa
riigipöörde seal ja rahastas seda. Noh, ta muidugi ei suutnud seda ette näha, et see asi läheb nii kehvaks, nii tuksi see riik läheb. Ja löödi kuningas sealt minema. Nüüd kuningas on nõus tagasi tulema Iraani, kui see sama nüüd prantslaste poolt pandud klikk sealt minema lüüakse. Ja muidugi ka kohalikud inimesed teavad, et mul on tuttavaid Iraanist, kes on sealt ära jooksnud, kristlased, noh, räägivad, mis seal tehti siis, kui see Khomeini üle võttis. Et noh, ennem oli ta täielikult niisugune normaalne läänelik riik, aga järsku keerati see asi kõik tagurpidi. Ja noh, seal ei olnud võimalik elada ja noh, siin samamoodi kui marksistlik riik, ega sinule siis sinu vara ei kuulu, riik võib selle alati ära võtta, ta võib teha, mida tahab, ta kasutab siis šaria, noh, vastavalt siis õigusi. Noh, šaria on siis see, mis on nüüd Koraani poolt ette öeldud, mitte see, mis on nüüd riiklikud seadused. See ongi nagu põhimõtteline erinevus. Ja noh, kohalikud inimesed on üles tõusnud, seal on ikkagi sadades tuhandetes on inimesed tänavate läinud. Noh, seal on väga palju on siis ka surma saanud. Ja muidugi ka USA baase, kui sa vaatad ümber Iraani, neid on tohutult palju. Ma arvan, et see on üle, viimati vaatasin, oli ametlikult oli vähemalt 20 USA sõjalist baasi ümber Iraani. Noh, nad võivad teha, mis tahavad tegelikkuses. Et noh, see ütleme, kui nad oma lennukikandjaid sinna ligemale saadavad, see on lihtsalt niisugune pooside võtmine ja sundimine. Aga kui nad tahaksid, siis nad võiksid teha mida iganes nad soovivad. Ja ma usun, et Donald Trump on teinud kokkulepped juba seal Saudi Araabia ja teiste riikidega, et see võimuvahetus on tulemas ja mitte siis ainult USA poole sunnituna, vaid ka siis teiste nende moslemiriikidega. Muidugi üks asi, mida inimesed unustavad ära, on see, et minu käest on küsitud, et näed, et Euroopasse neid Süüria ja Palestiina põgenikke tuleb palju sisse, et miks siis Saudi Araabia neid vastu ei võtta. Ja uurisin seda ja Saudi Araabia tõepoolest oli võtnud sisse siis palestiinlasi, ütleme 10 aastat tagasi. Aga Saudi Araabia jaoks nemad olid juba radikaliseerunud, nad ei tahtnud tööle minna, nad tahtsid ikkagi sõdida ja ei olnud, neid ei huvitanud kohalikud seadused, nii et nemad visati siis riigist välja. Aga muidugi, noh, Euroopa võtab rõõmuga vastu neid terroriste, neid petiseid, et noh, loodame, et seal saab natukene see olukord paremaks. No, minu jaoks oli see suur üllatus, et Prantsusmaa korraldas islamistide võidu siis Iraanis. Ma ei ole sellest kuulnud Eestis, ma ei tea, kas peale sinu keegi teab. No, siin on palju dokumentaale selle koha pealt, kes natukene viitsib otsida, siis näeb seda, kuidas see asi seal käis. Aga noh, vaata see jällegi, see ei sobi ju globalistide narratiiviga. Noh, neil on ju vaja kuidagi pidi näidata, et igati pidi, et Donald Trump on halb, et ta ei saa asjadega hakkama, ta on nüüd nats ja mis iganes. Et tuleta meelde, et see nädal ju vastus USA välja WHO-st. Noh, see on ülimalt hea asi, sest on 60 aastat seal olnud. WHO oli juba nüüd probleemi ees, et see on suurem osa makstud kinni ju Bill Gatesi poolt ja tema vaktsiinifirmade poolt. Nii et see oli ainuke õige tegevus ja kui nüüd viimased uudiseid vaatas, siis Donald Trump tahab välja astuda ka United Nationist, ÜRO-st ja juba ta on organiseerinud siis sellise, kuidas selle koha õige nimi ongi, Board of Peace ehk siis rahulaud, kuhu siis suuremad tegijad on kutsutud ja millega siis hoitakse nagu konflikte eemal, aga ÜRO-st USA tahab kindlasti välja astuda, ma usun, see juhtub ka lähinädalate jooksul. Nii et noh, jällegi ÜRO on üle võetud ju igasuguste marksistide, globalistide poolt ja USA ei näe mitte mingisugust mõtet seal olla ja lasta neil siis tegutseda. No, eestlased eilegi arutati, et Trump tegi Davoses siis selle rahukongressi, kus esialgu minu meelest siis 19 liiget
et see on liiga Trumpi keskne ja ta pani ennast sinna elu lõpuni siis juhiks. Et mis sina sellest arvad? Sellest ma ei ole küll kuulnud, et eluaegne juht seal oleks. Aga noh, selge on see, et ÜRO täna ei toimi ja oli vaja midagi alternatiivset ette võtta. Ma tean näiteks, et see sama WHO-le on juba alternatiivid juba valmis tehtud, on ka eestlased, kes Helen Lassen ja teised, kes on sinna juba oma õla alla pannud. Aga see Board of Peace, ma usun, et see just peab ka olema sellised, kus on tõsiselt võetavad juhid ees. Kui sa sinna Kaja Kallased, Tsahknad, kõik need paneksid, siis sellest ei tuleks mitte midagi välja. Riiki peab ikkagi juhtima kõige targemad, mitte kõige rumalamad. Ega siis, kui on hundikari, ega siis seda hundikarja ei juhi kõige rumalam sellest hundikarjast, vaid ikkagi kõige targem. Niimoodi, aga ja kõige tugevam. Ja see hoiab siis seda kõike kontrolli all. Kahjuks on Eestis teistmoodi, et meil on tõesti niimoodi, kui seda valitsust ja Riigikogu vaatad, siis tuleb nutt peale. Eriti nüüd, kui vaadata seda viimast nüüd hasartmängu maksuseaduse vastuvõtmist, siis aina rohkem ja rohkem tuleb välja asja, et see oli meelega tehtud, et anda siis vastavalt nendele veebikasiinodele eelis Eestis. Ja seda nad olid üritanud juba ennem teha, nii et ja seal taga on muidugi ka rahapesu. Nii et aina hullemaks ja hullemaks Eesti olukorda tehakse maailmas. Ja ma mõtlen, et alul püüti näpuviga. Kui inimene ametnik teeb näpuveast, ta lastakse päeva pealt lahti. Soliidses firmas, siukse summa puhul 27 miljonit. Aga meil on üks väike näpuviga ja see Tanel Tein, kes oli korralik ja tubli korvpallur, anti siis teda ära parandama sileda näoga poiss. Tegelikult mina isegi väikse teadmistega sain aru, et see oli suur pettus kinkida neile 27 miljonit, järgmise aasta on Riigikogu valimised, hea poiste käest küsida. Ja nii käibki ja need veebikasiinod on väga-väga agressiivsed maailmas laienemas. Üldse see kasiinondus, veebikasiinondus, see on ju üles ehitatud puhtalt dopamiini peale, sul on telefon ees, sa vajutad nuppe, alguses võidad, kaotad. Ja ma olen näinud väga palju inimesi, minu oma sõpru, kes on läinud selle hasartmängu selle hasartmängu pisiku peale ja siis kaotanud suuri summasid. Nii et see on haigus ja sellistest kasiinost tuleks üldse Eestis eemale hoida, sest et eriti just see mõjutab just haavatavaid inimesi, kes on selle sõltuvuses, kes kas või oma pere vara panevad sellega hakkama. Ja mis iganes võivad teha, võivad ka enesetapu teha. Nii et see on asi, mida Eesti peaks vältima ja vaatama, kuidas mujal maailmas asjad käivad. Viimane küsimus, ma küsin selle rahukongressi, mida Trump astutas. Trump on minu silmis tubli mees ja president ja õiget asja, et miks eurooplased, mitte kõik, aga enamus eurooplasi siis hüppasid alt, ei taht Trumpiga sinna kaasa minna. Jällegi, kui sa vaatad Euroopat, vaatad seda Saksamaad, Mertsi, vaatad Prantsusmaad, Marconit, vaatad siis Inglismaad, seal on ju täis globalistid, nad on ju marionetid. Ja loomulikult nemad ei taha selles ja nende idee oli see, et nemad tahavad teha siis Euroopa Liidu armee, millest ei tule niikuinii midagi välja. Euroopa Liit on ju pankrotis, ainuke võimalus on veel rahaliselt laenata, aga ei saa enam laenata ka, sest et nüüd 90 miljardit anti Ukrainale, tahetakse veel triljon anda, aga kus see raha tuleb? See on ainuke võimalus on seda raha juurde trükkida ja hoida siis seda sõda elus seal. Aga nad ei suuda mitme koha peal teha ja nad on ainult nurka mänginud, ega seal midagi teha ei ole ja enne kui Euroopas revolutsioon tuleb, nii kaua ei juhtu seal mitte midagi. Ja kui vaadata nüüd sellele näiteks Ida-Euroopa peale, Poola, Ungari, ma usun, et sa juba tead, et nad tahavad teha oma sõjalist liitu. Ja loomulikult on Poola on üks väga võimas sõjaline riik ja ka teised tuleks juurde. Ainuke asi on see, et keda nad liitu ei taha, muidugi jällegi Eesti. Siin see Eesti valitsuse pärast.
ja loomulikult nad tahavad teha koostööd teistega ja olla USA tugev liitlane. Nii et see on kõige suurem julgeoleku garantii, mida siis Ida-Euroopa riigid näevad peale Eesti. Ma mõtlesin, võib-olla Trumpil ei olnud see sõnakastus kõige parem, aga Starman, Inglise peaminister, solvus hirmsasti, tõstis hirmsast sõjakisa ja ta oli ka see, kes ei tahtnud Trumpi presidendiks, vaid oli selle papikese poolt. Ja nüüd hakkab siis, ütleme niimoodi, kisa tõstma, et näed, neile tehti liiga. Nende Vietnami sõjas, mitte Vietnami, vaid selle Afganistani sõjas osalemise pärast. No muidugi, kui sa vaatad seda, mis Afganistanis toimus, siis sellest võib eraldi saate teha seda, kuidas tegelikult ka Inglismaa seal lihtsalt pesi oma raha. Oli ju Afganistanis 38 000 siis Talibani võitlejat. Ameerika koos NATO, koos Inglismaaga oli 20 aastat seal. Teadavasti ainult Ameerika kulutas seal $2 triljonit, millest suurem osa jõudis tagasi siis ikkagi USA-sse läbi igasuguste rahapesude. Ega siis Inglismaal teistmoodi olnud. Täpselt samamoodi ka keegi ju otseseid Euroopas ei ole ju keegi avaldanud, kui palju nad kulutasid Afganistanis ja mille pärast on selle sama rahapesu pärast. Samamoodi, mis toimub Ukrainas. Kõik käib vaid rahapesu, sinu kui maksumaksja raha pesemine eliidi jaoks. Ma tänan südamest sind, Maik Kalabus, kes oled andnud head informatsiooni meile siin selleks, et teada, mis maailmas toimub. Ja ma tänan teid head raadiokuulajad ja YouTube'i vaatajad, et te olete olemas. Ja ma tänan ka Maiki selle eest, et Maik on nüüd see mees, kes minu saated YouTube üles paneb. Andor Roos läks ära Kreekasse ja ei ongi vahepeal nii suur tühimik, inimesed küsisid, kus saated on. Aga nüüd Maik paneb neid üles, selle eest ka suur tänu sulle. Aitäh!